Kas te piiblit loete? Joo. Piiblis on kirjas, õigemini, internetis on kirjas, et piiblis on kirjas. Et kui Jumal lõi inimesest ja kõigepealt lõi mehe, siis lõi mehest lõi naise. Ma arvan, et see ei ole tõsi nagu. Ainuke põhjus, mida suutsin välja mõelda, et miks mees pidi enne tulema lihtsalt selleks, et nagu loova inimesena ma saan aru, et vahest on vaja teha mustand enne kui tuleb esinduslik toode. Sest kõik muud argumendid räägivad selle vastu. Sest naine minu arust on nagu originaalne disain. Või naine on nii-öelda läbimõeldud disain. Okay? Nagu naise keha on voolujooneline, ergonoomiline. See tähendab, et hea katsuda. Ja mis kõige tähtsam, naise keha on funktsionaalne. Kõik asjad töötavad. Mehe kohta ei saa sama öelda. Ma olen siuke tunne, et nagu naisdisainis keegi kvalifitseeritud isik nii-öelda. Ja siis kui oli vaja nagu meesdisaini, siis Jumal mõtles, et persi, mul on see õepoeg vaata, et ta oskab neid kujundusprogramme. Las ta proovib. Mehe suguelundid näevad minu arust täpselt välja selliselt, et need lisati hiljem. Kõik oli valmis, kõik töötas nii-öelda, aga nagu mingi materjali üle vaata. Sest nagu mehe riist ei ole väga ergonoomiline. Selles mõttes, et minul on okei, aga keegi teine ei taha katsuda. Ei ole väga voolujooneline nagu, kui mõned kutid on proovinud avastu ujuda vaata. 100 meetrit aja peale ei teeks, pükstega on palju parem. Ma olen siuke tunne, et nagu meesdisainid nagu kuusk ehitakse. Türa, koma! Kuhu me selle paneme? Sest ta riputab kuskile. Riist ei ole muidugi see kõige hullem nagu disaini viga, mis see vähemalt töötab. Vahest seegi liiga edukalt. Kõige suurem disaini viga on nibud. Mehe nibud, täpselt nagu naise nibud, ei tööta. Mees on nagu see mobiiltelefonide mingi budget versioon vaata, et selle rahast sa kõik ei saa vaata. Meeste nibude mingi ainuke potentsiaalne funktsioon võiks olla tähistada ligikaudset asukohta, kus rinnalihas võiks olla, aga tavaliselt ei ole. Nibud on 2 roosat kaardinõela, mille Jumal pani paika, mõtles, et küll ma hiljem ära lõpetan. Ja siis kunagi ei lõpetanud. Nad suravad nagu nii varem ära. Pole mõtet detailidesse laskuda. Ma räägin seda sellepärast, et naised ei saa sellest tavalist aru. Mul on pruut vahest üritab nagu, et siuke, et kallis. Kas sul on hea, kui ma sind siit katsun? Täiega hea on nagu. Umbes sama hea, kui sa mul nina katsuks, sest natuke varem hakkab valutama. Mul on tunne, et ma olen suht kindel, et meestel on salajane fantaasia nagu siin sees, siuke et kõik mehed tahavad salaja olla püssimehed. No nagu selles mõttes, et ma arvan, et mehed ei ole siiamaani leppinud veel faktiga, et nad pidid oma mängupüstolid ära andma nagu. Ma arvan, et see on reaalne teema. Sest kuidas sa muidu seletad nagu action filme nagu? Naised ei vaata neid. Kas te olete kunagi näinud või kuulnud sõbrannadest, kes kodus on, värvivad huuli, joovad veini ja siis valmistavad, et minna kinno John Wicki vaatama? 0. Ainukesed naised, kes vaatavad John Wicki ainult sellepärast, et nende boyfriend tahtis või mõni nende sõber tahtis. Ja sellepärast ongi naised toredad. Ma tean, et see on pask, aga ma tulen ikka. Kui te ei usu mind, et mehed tahavad olla püsimehed, vaadake mõnikord, kui te näete mõnda kutti, kes on nagu, kes ei tea, teda vaadatakse. Ja siis, kui see kutt satub mingisuguste relvalaadsete asjade lähedusse, nagu akutrill või klambrilööja või midagi siukest teine. Sest sa näed korraks, vaatad silmi, sa näed korraks, et enda peas ta teeb tulistamisääli. Mitte kõva häälega, sest ta ei ole 5, ta võib-olla 40 on ja. Aga korraks, millisekundiks, sa näed seda, et
tere, kõik kutid teavad, et see on tõsine. Ulmene. Ma olen näinud ise oma silmaga mingi koristaja pühkis tänavat. Ja siis korraks, üheks hetkeks, see hari tõusis tal maast nagu natuke rohkem lahti. Ja siis sel hetkel sa nägi, et ta mõtles selle peale. Ta oli mis te arvate, mis on naiste salafantaasia? Naised arvasid, et nad pääsevad, on ju. Mehed valusad tited mängivad püssidega. Naiste salafantaasia. Salafantaasia on nagu siin sees, siuke keegi ei tea, on ju. Naiste salafantaasia on olla stripper. Kellel ei meeldis, ma seisan pärast ukse juures, ta võite lüüa minna nagu. Ei ole seda värki, et ütled boyfriendile, et löö saa vaata. Ei löö ise nagu. Naised tahavad olla stripperid, salafantaasia. Kuidas sa seletad kõiki neid postitantsutrenne, mis igale poole tulevad nagu? Igal pool uus postitantsutrenne on ju. Meil kõikidel on see üks sõbranna vaata, kellel see oli isegi salafantaasia, kes on lihtsalt nagu full on, lihtsalt läks postitantsutrenne just on ju. Kui te ei usu mind, siis Petra tuleb varsti, küsige. Ja kui sa küsid, miks sa käid seal postitantsu-trennis? Siis sealt tuleb mingi siuke vastus, et see on nii hea nagu üldfüüsiline treening nagu. See on nagu core strength to the max nagu nii-öelda, nii terve keha võtab nagu ära nii-öelda nagu, nii hea trenn on näine. Teate, mis on veel hea üldfüüsiline treening? Ujumine. Täpselt sama palju riideid on ka vaja. Petra tuleb, küsige. Discgolfi mängite? Sõber kutsub praegalt, on ju? Ma sain hiljuti aru, et discgolf ei ole sport. Läks natuke aega. Discgolf on ettekääne. Ettekääne, et suitsetada metsas savu. Ja see on ideaalne ettekääne, sest nagu, mis muu tegevusala sul on, kus saad võtta kogu varustuse, minna metsa, saata selle nohu, Ja siis olla lihtsalt, mis nüüd teen, Nii nagu Marko võrdi kettaid otsib seal nagu, Oleme ausad, discgolf on iseenda koera mängimine. Viskad tood ära. Ja siis pärast ütleb, kes on hea poiss? Mina. Ja siis teed omale joindi.